tervitused jälle, täna 19. vlogi mul siis ja tulin esimest korda see aasta oma lemmik jõelõigu peale. Tavapärasesse kohta ma autoga sõita ei saanud. Täna 20. märtsil kevade algusel on siin sellised olud, et täiesti võimatu oli mul tulla siia autoga. Pidin auto eemale jätma, et jah, kalamehe varustusest on üks korralik džiip veel puudu. Ja seda kohta ma siin ka ära ei tunne. Mets on maha võetud vahepeal. Ilm on selline suht kõle ja lõikava tuulega, -2 kraadi. Ja väga suuri ootusi selles suhtes ei olegi, et jõgi ei pruugi eriti mingit aktiivsust näidata. Aga ütleme, et koju diivanil jäädes ei võta kohe kindlasti kala. Püüan läbi umbes kilomeetrise jõelõigu. Kindlasti siis sügavamad augud, kus tegelikult kalavõtu tõenäosus võib suurem olla. Aga kehvaks seda ilma ka väga pidada ei saa. Kõige külmama ilmaga ma olen saanud siin -15 kraadiga päikese tõusu ajal. Isegi jõeforelli. Maa läbi püüdmiseks siis kulub jah kuskil 3 tundi, et vaatame, mis selle aja jooksul juhtub. Kui te vaatate mu 6. vlogi nüüd, siis ma jõudsin selle kivini, kus mul üks suur forell ära läks. Ja siin on ka näha nüüd veetaseme märgatav vahe. Kivi paistab sealt vaevu vee alt välja ja vool on tugev ja vesi kõrge. Aga hakkan siis siit tagasi minema ja alguspunkti loobin oma põhikohad läbi. Siit tuleb nüüd üks võtukoht siis, mida võiks niimoodi nimetada vähemalt kevadel ja suve poole. Hästi mõnus selline S-kurv. Siit on mul nii suure forelli äraminek, kui ka 2 aastat tagasi vist oli see, kui kargas otsa üks päris korralik haug. See oligi ju märtsikuu. Ei ole veel nätanud. Mida loota on rahvene forell. Aga kui lärmi teha, siis ma ei pruugi saada. Olen näinud. See oli
suve poole, jah. Jäälindu ma olen näinud siit kuskil paarsada meetrit allavool. Seda olen ka näinud, samuti suvel. Seda ma nägin suvel ka. Proovin siis oma forellijahti hiilida ja jõudsin 2 esimese potentsiaalse käänakuni, kus ma lootsin, et forell võiks ennast näidata. Ja järsku 2 loodushuvilist 50 meetri kaugusel vastaskallal karjuvad, kas näkkab ka. Püüdsin neile vihjata, et kui lärmi teha, siis ei näkka. Aga see ei mõjunud. Ikka, mis kalasid saab? Siis hakkas tulema, kas siin jäälind on, kas siin saarmast on. Eks loomulikult võib huvi tunda, kui vaikselt juures oled, aga just niimoodi diagonaalis üle vastaskalla karjumine. Tegin seal oma sümboolsed visked ära ja tulin tulema. Süüke karjumine ja lärm võib forelli ettevaatlikuks teha küll. Et eriti meeldiv, kui see ei ole. Kui hiilid ise vaikselt. Aga noh, elame üle. Selle väikse lõigu peal on suvel vett vaevu üle saapa. Selline tugevama kivise põhjaga kärestik. Ja praegu ma pakun, on kindlasti üle vöö siin vesi ja siin vool võiks lihtsalt minema. Üle poole maa on läbitud. Paar tundi püüki selja taga ja ükski kalamu lanti ei ole veel tülitanud. Natuke maad on veel ees, kuskil tunnike püüki. Eks siis paistab, kas tuleb täis nulli päev. Või näeb mõne kala veel ära. Jõelõik läbi püütud ja 3 tundi aega kulunud siis. Ja jääb siis ümmargune 0 täna. Sai veel talvist loodust nautida kevad esimesel päeval ja see tuul ja tuisk siin tiheneb. Paras aeg ongi lõpetada.